nii XP-s kui Windows 7 võib juhtuda nii, et teil on küll Movie Maker olemas videotöötlusprogramm ning kõik on kenasti nagu et olemas, aga videot millegipärast ei mängita. Ja näha on, et Movie Maker ei saa aru siin ühest videost ning ta ei saa aru ka siin olevast teisest videost. Ning probleem on selles, et ma tahaksin näha vähemalt esialgu, mida ma siis filmisin, kas ma üldse seda materjali sisse jätaksin. Ning on näha, et kui ma avan selle faili ka Movie Makeris või selles Windows Media Playeris, siis see player nii-öelda ei tunne faili formaati ära, et ta ei supporti seda formaati nii-öelda siis. Nüüd, mis siis teha? Kõige lihtsam on leida universaalne meediamängija, mida ma soovitan siis kasutada VLC meedia esitajat, nii-öelda media playerit. Ning VLC media playerit saate alla laadida sellises kohas nagu google.ee-st ning märksõnadeks VLC loomulikult. Ning mul piisab ainult panna siia VL ära, kui juba pakutakse VL playerit. Tundub, et terve maailm kasutab seda VLC media playerit väga palju. Nii, ja siis on võimalus teil see alla laadida, VLC media player installeerida ning installeerida saate arvutisse sel juhul, kui te olete oma arvutis administratiivsete õigustega. Kui te ei ole administratiivsete õigustega, siis te peate pöörduma oma arvutivõrgu administraatori poole. Nii, olemas on VLC meedia mängija ning nüüd fail. Võin ka võtta Windows Media Playeri lahti samal ajal. Avan nüüd faili siin Media Playeris. Windows omas tundub, et ei tööta. Mul on veel üks fail siin. Tundub ka, et ei tööta ning kui te ei taha nende probleemidega väga tegeleda, siis ja tahate lihtsalt vaata, mis fail see on, et ta lihtsalt mängiks teile, siis võtke VLC meedia mängija ning lohistame sama faili nüüd VLC mängijasse, toimib ja võtame selle viimase faili, tundub, et ka see toimib. Ja ka kõik vahepealsed formaadid tundub, et toimivad. Ma lihtsalt lohistan faili siia mängijasse ning järjest esitatakse neid videosid. Nii, ja ka siia. Niisiis, kui teil on vaja universaalset lahendust, ehk siis te ei taha tegeleda koodekite ja muude probleemidega väga tõsiselt süveneda nendesse, siis võtke VLC, VLC töötab peaaegu alati. Nüüd on võimalik ka vaadata seda kataloogi, kus me alla laadisime kõik need videofailid, videos, videoklippide monteerimine ning täpselt sama meetodiga lohistate selle terve kataloogi VLC meedia esitajasse ning hakatakse mängima videot listina. Ning siis samamoodi ka see teine kataloog, kui ma lohistan selle kataloogi, terve kataloogi nii-öelda video esitajasse, siis hakatakse mängima seda videot. Nüüd videot saab ka võtta väiksemasse vaatesse, nii et võtta näiteks mitte täisvaates, vaid hoopis väiksemas nii-öelda poole suuremas ekraanis vaata seda videot. Nii. Okei, niisiis on teil olemas nüüd meetod, kuidas vähemalt videot kohe vaatama hakata, kui Windows ei tunnista videote formaate.